Tere kõigile! Täna me proovime katsetada midagi natukene uut, ma ei ole seda varem teinud. Ja algselt oli see plaanis kui minu esimene arvustusvideo või lugemissoovitusvideo ühe konkreetse raamatu kohta, aga nüüd ta laienes natukene suuremaks, aga mitte väga hullult. Vabandan, kui on midagi kuulda peale minu liiklusmüra, aken on lahti, sest et suvi. Kuidas me siis teeme seda täna? Põhimõtteliselt, ärge olge minu vastu väga kurjad. Et see on lugemissoovituse video, see ei ole tegelikult nii väga arvustus. Kuigi eks ma räägin ka natukene, miks ma seda konkreetset raamatut või raamatuid soovitan. Aga ma arvan, et võime minna raamatute juurde, millest ma tahan rääkida. Konkreetselt minult on päris mitu korda küsitud, et kas ma ei sooviks või tahaks teha graafiliste romaanide või mangade kohta käivad videod, kus ma siis räägiksin, mis mulle endale meeldib, mida ma olen lugenud, mida ma soovitaksin teistele lugeda. Ma pole seda siiamaani teinud mangade kohta, ma arvatavasti teen midagi eraldi, vähemalt ma loodan. Et kui ma näiteks jõuan lõpuni oma Haikyuu koguga, siis ma arvatavasti näitan kogu seda kogu ja räägin teile, mis mulle siis selle manga juures konkreetselt ja anime puhul ka siis meeldib. Aga täna ma hiljuti lugesin seda raamatut, millest ma tahaksin rääkida ja mida ma tahaksin teile soovitada. Ja siis rääkida põgusalt üldiselt, mis on minu suhe graafiliste romaanidega. Siinkohal siis konkreetselt graafiliste romaanidega, mangasid me selles videos ei puuduta. Ma olen graafilisi romaani päris palju lugenud. Võib-olla mitte kõiki kuulsaid ja ka minu soovitustes on lõpupoole, ma mainin ära ka, et mul on mõned lugemata, mida ma ikkagi soovitan. Ütleme niimoodi, et on need, mida ma soovitan ja need, mida ma sooviksin, et ma loeksin kiiremini läbi. Seda ei ole siiamaani juhtunud. Aga läheme siis raamatute juurde, millest ma tahan rääkida. Selles videos ma räägin konkreetselt 2 graafilisest romaanist ja mainin ära lõpupoole ka mõned teised. Et esimene graafiline romaan, mis tegelikult üldse panigi nagu mind mõtlema, et võiks seda video ära teha, on Jurga Ville Siberi Haiku. See on rohkem nagu lastele ja noortele suunatud graafiline romaan. Kohati isegi tundub rohkem nagu selline väga paljude illustratsioonidega raamat. Ma nüüd loen ette, mis siin taustal on. Ekraanile peaks selleks ajaks tulema pilt. 1941. aasta juunikuu varahommikul kamandavad tigedad sõdurid Algiukase ja kogu tema perevoodist välja ja käsivad neil ennast sõiduks valmis seada. Koos tuhandete teiste leedulastega viiakse nad sunniviisil Siberisse. Miks nad küüditatakse? Mis on nende süü? Kus asub see Siber? Algiukasel on palju küsimusi. Sellel kaugel ja karmil maal peab pere külma võetud kartuleid sööma, pisaratega suppi soolates ja lauludega südant soojendades ellu jääma. Sünnib küüditatute koor õunad ja lauldes kasvavad tiivad. Jurga Ville ja Liina Idakaki graafiline romaan Siberi Haiku ei jutusta üksnes Algiukase saatusest. Selliseid valusaid perekondade ellujäämislugusid kannavad südames paljud leedulased, samuti lätlased ja eestlased. Kuid kui neid kirja ei panda ja üles ei joonistata, vajuvad need unustuste hõlma. Et vabandan, kui ma paaris kohas natukene takerdusin, aga igatahes Siberi Haiku. Väga tõsisest teemast kirjutatud graafiline romaan, kus siis tõesti räägitakse Algiukase ehk siis autori vanaisa minu arust lugu, nende perelugu ja just siis selle Algiukase pilgu läbi kirjeldatakse nende teekonda elu Siberis ja siis ka tagasitulekut. Võib-olla kohati natukene selline pehmem lähenemine, mis on arusaadav, kuna jutustajaks on ikkagi siiski laps,
kes võib-olla ei hooma päriselt seda, mis toimub, aga ikkagi piisavalt kõle ja kurb ja valus lugu. Auhinnaid on see raamat saanud terve hunniku. See oli Ibbi Leedu aasta parim laste ja noorte romaan 2017, Ibbi Leedu aasta parim illustreeritud lasteraamat 2017, White Raven 2017, aasta lasteraamat 2018 siis Leedus, Ibbi aunimekiri 2020, Janis Baltvilksi preemia laureaat 2020 Läti, Bologna Ragazzi preemia nominent 2020 Itaalias ja Deutscher Jugendliteraturpreis laureaat 2021 Saksamaal. Ma vabandan kõigi keelte pärast, mida ma nüüd praegu väga võimsalt mõrvasin, aga igatahes auhind on see raamat saanud terve hunniku. Ma loodan tõesti, et ta saab ka mingisuguse Eestis ka mõne auhinna kätte, sest et väga-väga hea. Ma tõsiselt soovitan. Ja sellest edasi ma korraks peatun ühel teemal, millest ma tahtsin rääkida just seoses graafiliste romaanidega. Kuigi on vahepeal natuke nurisetud, et Eestis graafilisi romaane justkui väga palju ei tule, siis tegelikult vähemalt viimase, 5 aasta jooksul on ilmunud päris palju huvitavaid asju. Mitte küll nagu palju, mitte kümnetes ja kümnetes ja kümnetes või lausa sadades, vaid pigem selline normaalne ports korralikku asja, millest ma räägin hiljem. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et mul on äärmiselt hea meel, et graafiline romaan Eestis siiski natukene nagu ärkab üles ja saab mingisugust täiendust. Ja konkreetselt selle raamatu põhjal ja ka järgmise raamatu põhjal, millest ma teile räägin, on minu jaoks väga-väga tore see, et tõesti rasketest ja kohutavatest asjadest, mida põhimõtteliselt oleks vaja ikkagi teada, mille kohta küüditamine ja holokausti ja nii edasi. Et nende kohta on hakanud ilmuma graafilisi romaane, on hakanud need eesti keeles välja andma. Et ma usun, et need inimesed, kes tegelikult väga ei taha lugeda suuri pakse raamatuid, ma küll ei ütle, et see raamat õhuke on, aga ei ole just sellised suured lugemissõbrad ja eriti, mis puudutab näiteks mingisse sellisesse populaarteaduslikku kirjandusse või ajaloo raamatusse. Et on nõus lugema graafilisi romaane, näiteks nagu seesama Siberi haiku, ja mõistma paremini seda, mis toimus, seda, millest siis püütakse rääkida. Et teine hea näide selle romaani kõrval, mida ma siis räägin järgmisena, on Art Spiegelmanni Maus, mis ilmus 2018 eesti keeles, kuigi tegelikult see graafiline romaan on märksa vanem, see on lausa nii vana, et võitis 1992 aastal Pulitzeri preemia. Minul siis konkreetselt on ingliskeelne variant, sest siis kui mina selle endale soetasin, õigemini mulle see kingiti, siis eestikeelset veel ei olnud ilmunud, aga üsna pea peale seda, kui mina selle endale sain, siis ilmus ka eestikeelne ära, mis on nagu super. Aga see räägib siis Art Spiegelmanni isa loo, ainult et siis graafilise romaani formaadis. Siin on siis ütleme niimoodi, et Siberi haikut oli märgatavalt kergem lugeda kui Maussi, sest tegelikult Maus on ikkagi mõeldud, ma ütleksin, noortele ja täiskasvanutele. Siberi haikut saavad ka koolilapsed täiesti rahus lugeda. Et siin on siis holokausti lugu, holokaustis ellu jäänud mehe lugu ja tema perekonnalugu, ainult et siis tegelasteks või nendeks
tegelasteks selles koomiksis on inimeste asemel loomad. Et hiired on siis juudid, kassid on sakslased, poolakad on sead, see tekitas mingi hetk natukene sellist poleemikat, et miks nii. Ja mõned rahvused olid siin veel, aga mul ei tule kohe praegu pähe, kes siin täpselt olid. Kommentaarides võite lisada, mis mul ütlemata jääb. Aga ma lugesin seda mõned aastad tagasi ja pean tunnistama, et see ikka ka raputas päris korralikult ja ega selle lugemine kerge ei olnud. See on teine asi, mis mind graafiliste romaanide puhul natukene, ma ei tea, ütleme see endast välja viib, kui mõned inimesed on juba eos negatiivselt meelestatud graafiliste romaanide suhtes. Graafiline romaan ei tähenda automaatselt, et see on midagi Miki Hiire laadset, kaugel sellest. Graafiline romaan on siiski suurem ja tõsisem ja püüab jutustada siiski tavaliselt sellist lugu, mis ei ole päris Miki Hiire koomiksi tasemel. Miki Hiire koomiksid on väga head, ma ei ütle mitte midagi, ma lapsena lugesin neid väga palju. Lihtsalt minul jäi vahele see etapp, kus mingi hetk täiskasvanuks saanud inimesed leiavad, et koomiksite lugemine on laste värk ja seda täiskasvanuna väga ei taheta teha. Või tuntakse, et see ei ole päris selline täiskasvanule sobilik tegevus, mis iseenesest on täiesti vale arusaam minu arvates. Sest nagu ma ütlesin, vähemalt Mouse'i puhul väga selline tõsine lugu, raskesti loetav, keeruline temaatika ja aga seletatakse ära, nii et ma täitsa, nagu öeldud, soovitan seda lugeda ka. Ma siin ei lugenud ette, mis siin täpselt toimub, mille ma peaksin ehk nüüd ära tegema. Ameeriklasest karikaturisti Art Spiegelmani Mouse, mis esmailmus aastatel 1980–1991 avangardses koomiksisarjas Raw, on murrangulise tähtsusega piire paigast nihutanud teos. Spiegelman jutustab selles julgete ehk ka provokatiivsete kunstiliste võtete kaudu tõsielust. Avastamatult isiklikku lugu oma perekonnast ja traumast, mille järellainetus kandub üle põlvkondade. Tema Poola juutidest vanematel õnnestus holokaust küll üle elada, kuid kogemus mürgitas kõik järgnenu. Kiiresti kõmu tekitanud koomiksisarja esimesed peatükid koguti raamatuks 1986. aastal ja tulemas kujunes enneolematult kriitika menukaks. Sest peale Mouse'ile omistatud arvukate auhinnade seas paistab enim silma 1992. aastal võidetud Pulitzeri preemia, mis aga trofeedest olulisem. Mouse kujundas ümber senist arusaama koomiksi meediumi võimalustest ning rajas teed nüüdisaegsele autori koomiksile. Seda nähakse seni ühe võtmeteosena tollal tärganud uue kirjandus- ja kunstivormi nõndanimetatud graafilise romaani valdkonnas. Mõistagi on seda tõlgitud paljudesse keeltesse, samuti on Mouse'ile pühendatud arvukalt teadustöid. Et ühesõnaga, nagu kuulsite, siis see lugu, kõik, mis ma eelnevalt rääkisin, võetakse ilusti kokku selles kokkuvõttes või tutvustavas tekstis, mis eestikeelse Mouse'i juurde siis käib. Et ühesõnaga jah, põhimõtteliselt siis nagu kuulsite, graafiline romaan, mis pani aluse graafilise romaani kui sellise menu tõusule ja kasutamisele üldse kirjanduses. Et ja lõpuks, kuna ma mainisin, et ma tegelikult võib-olla soovitaks või räägiks teile ka muudest asjadest, siis tahtsin teile tutvustada või vähemalt soovitada mõnesid graafilisi romaane. Pigem siis 4 puhul ma ütlen soovitada, 2 puhul ma ütleksin tutvustada, sest et ma ise pole ka neid lugenud.
aga nad on kõik eesti keeles ilmunud. Mõned on üsna värsked, üks on tegelikult Eesti mõistes üsna vana, aga siiski. Ja võtame siis need kiiresti üle. Esiteks 2020. aastal ilmunud Kahe heli vahel on graafiline romaan Arvo Pärdist. See ei võta küll tema kogu elulugu vaatluse alla, vaid pigem sellist kujunemise aega tema muusikalises minas. Aga mulle see väga meeldis, ma lugesin seda mõni aasta tagasi ja tõesti suurepärane asi, mida soovitaksin lugeda. Hea näide sellest, et graafilise romaani meediumi kaudu on võimalik rääkida ka inimese eluloost. Edasi, samuti 2020 ilmunud siis Veiko Tammjärve üks koomiksitest, mis siin mainimist leiab. Hukkunud alpinisti hotell, mis siis muidugi mõista on koomiksi kuju saanud Arkadi Boristrogatski lugu. Lugesin seda, ta on väga huvitava sellise kunstilise lähenemisega ja väga vinge visuaaliga koomiks. Mulle see väga meeldis. Üldiselt sellised minimalistlik värvilahendustega graafilised romaanid mulle täitsa meeldivad. Ja samuti Veiko Tammjärvelt siis teine, mis siin mainimist leiab, on eelmisel aastal ilmunud Rehepapp, siis Andrus Kivirähi romaani koomiksi, õigemini siis graafilise romaani versioon. Seda ma lugenud ei ole, see on nüüd üks nendest, mida ma ei ole lugenud, aga mida ma plaanin lugeda. Et ma pole tegelikult isegi Rehepappi vist lugenud, kui nüüd aus olla nagu romaanina. Aga jah, edasi tuleb siis 3 tõlget eesti keelde, mis on siis ilmunud. 2019 aastal ilmus Marta Priini ja Jenny Jordali Naiste võitlus. See on siis graafiline romaan, mis jutustab naiste õiguste eest võitlemise loo läbi nüüd 150 aasta. Põnev, huvitav, hariv, et saab päris palju teada. Siis üks varasemaid koomiksi, graafilise romaani ilmumisi Eestis on Marianne Satrapi Persepolis, mille põhjal on ka film tehtud, animeeritud siis. Ja räägib siis autori enda loo ja Iraani islamirevolutsiooni tagajärgede ja ajaloo. Ja viimane asi, mis jääb, on siis eelmise aasta lõpupoole ilmunud Craig Thompsoni Blankets lumeteki all. See on siis selline suur paks raamat, mis põhimõtteliselt jutustab ka ühe noore inimese loo. Rohkem ma paraku ei oska öelda, sest et ma tõesti ei tea selle kohta, see on lihtsalt üks värskemaid asju, mis mulle pähe turgatas. Aga jah, eesti keeles tegelikult ikkagi ilmub graafilisi romaane, ilmub neid mitte küll võib-olla nii palju kui võiks, aga ikkagi tuleb. Ja võrreldes 10 aasta taguse ajaga ikkagi olukord on paranenud minu arust. Ja ma tõesti ise nüüd loodan, et saan üsna varsti loetud ka Rehepapi ja Blankets graafilised romaanid ehk siis saan rohkem teile nende kohta rääkida. Aga selle video lõpetuseks jah, tõesti 2 graafilist romaani, Siberi haiku ja Maus, mis räägivad samast ajast, enam-vähem samadel teemadel ja
üsna erineva stiiliga, aga ikkagi kasutades siis asja edasi andmiseks graafilise romaani formaati. Soovitan mõlemat lugeda ja kes ei ole varem graafilisi romaane lugenud väga, siis see ei ole midagi väga hullu. See on huvitav ja samas mitte mingi titekate värk. Annab edasi ikkagi sama tunde, mida võib-olla mõni paksem ja tõsisem asi. Ja lihtsalt, ma ei tea, proovige. Kui ei meeldi, siis ei meeldi, aga kui meeldib, siis avastate enda jaoks midagi uut ja põnevat. Aga aitäh, et vaatasite. Jätke alla kommentaarid, likeid ja näeme järgmises videos. Tšau!